Hei, tere hommikust müügirahvas. Taaskord siin jooksulindi peal tasapisi tempot tõstmas ja liikuma hakkamas. Mõnusat 48. nädala algust teile ja 28. müügiminutid eetris. Eelmine nädal oli päris teguderohke ja päris juhtumisterohke nädal ja nimelt toimus 3 üritust. Ja nende ürituse mõtetest juba õige pea. Millest täna räägin? Täna räägin komplimentide tegemisest. Ja nii naljakas, kui see ka ei ole, siis minu arust see komplimentide tegemise nurk küll lonkab meil kõigil päris tugevalt. Ja mida ma mõtlen siis komplimentide tegemise all, et ma ei mõtle kindlasti seda, et mees teeb naisele komplimenti ja kutsub teda kuskile välja, vaid ma mõtlen nagu ettevõtluses ja müügimaastikul ja koostöös, et need komplimendid on ikka küll nagu väga visad tulema. Ja mida ma olen täheldanud oma elu jooksul, tähendanud seda, et kui tehakse komplimenti, siis tavaliselt tehakse komplimenti niimoodi, et kõige lihtsamal kujul, et sa ütled teisele inimesele, et sulle meeldivad ta teksad või sulle meeldib ta särk või ma ei tea, sulle meeldib ta soeng või. Aga see ei ole päris see kompliment, mida ärimaailmas üks inimene teisalt ootab, kui see just Tinderi salakohtumisel oled, et siis võib-olla võib sellist komplimente teha ja siis need on kindlasti asjakohased. Aga ja teine asi, mis mind häirib, on see, et kui sa inimesega vestled, näiteks müügikohtumisel, siis jääb just selline mulje, et kuskil raamatus on kirjutatud, et sa pead mingil hetkel siis vestluse alguses tegema teisele komplimendi. Et siis kohati tundub, et kodanik nagu otsib, su vastas otsib nagu midagi, mille kohta see kompliment siis teha. Siis see otsimine tundub nagu nii paaniline, siis lõpuks see kompliment kukub nii nagu hale välja. Ja siis sa jääd nagu mõtlema, et okei, lahedad kingad, jah, pole midagi öelda. Ehk siis mu mõttekäik on see, et sellised pingutatud komplimendid ja välja mõeldud komplimendid eestlaste puhul lihtsalt ei tööta. See lihtsalt ei toimi. Inimene nagu tunneb pigem ja hoopis nagu ebameeldivat tunnet, kui sa sellise komplimenti teed. Kui sa mehena teed nagu, ma ei tea, äripartnerina nagu komplimendi ja see kõlab nagu, et sul on ilus tuuled, ilus soeng või sa oled üldse üks ilus naine, siis see ka kindlasti ei toimi. See viisid sinna, kus sa tahaksid. See viibsid selleni, et ta pärast ütleb üle kontorirahvale, et üks eriline perv käis ja tegi nagu pretsa seosutu komplimendi. Aga millised on siis need nagu komplimendid, mis siis nagu justkui ettevõtlusmaastikul võiksid toimida? Esiteks see, et me oleme jõudnud kohe detsembrisse, oleme jõudmas kohe detsembrisse, et tegelikult on hea aeg tänada mõnusa koostöö eest ja sellised komplimendid töötavad alati suurepäraselt. Mõned võib-olla mõttekäigud, millist komplimenti sa teisele inimesele teha võiks. Esiteks võib-olla, et mulle meeldib su energia, mulle meeldib su positiivsus, mulle meeldib, kuidas sa mõtled, mulle meeldib, et sa oled minu tegevuses kaasa aidanud või minu ettevõtted meie tegevuses kaasa aidanud. Sa oled eriline, sa oled suurepärane kuulaja, sa oled palju saavutanud. Ma ei tea, sellised nagu komplimendid, millel on mingigi tähendus, nagu midagigi on selle taga, et sa saad aru, et see ei ole nagu tühjast õhust välja mõeldud. Kas või see, et sa oled huvitav inimene, kas või see, et mul on au suga koostööd teha, sa oled mulle nagu selle ettevõtte partnerina nii palju juurde andnud. Midagi sellist, et kui sa selle inimesele ütled, siis ta saab aru, okei, väga äge ja teine asi on see, et mis siis nagu juhtub, kui kompliment tehakse. Et me eestlased oleme sellised natuke kinnised inimesed ja siis, kui sulle tehakse kompliment, siis esiteks sa justkui jääd korraks mõtlema, vaatad talle nagu sügavalt silma, mõtled, okei, huvitav, kus see nüüd tuli, et kas see oli selline viisakuse mingisugune žest või see oli päriselt, et see kompliment oli nagu südamest. Aga kui see kompliment sobib konteksti, siis ilmselgelt see kompliment tuleb südamest. Ja kui sa saad nagu päriselt aru, et sa oled ka seda olnud, teinud ja aidanud, siis sa loomulikult, ja siis on nagu järgmine küsimus, kuidas sa sellele vastad. Ja põhimõtteliselt müügikohtumises sa peaksid olema valmis selleks, et sulle kompliment tehakse, sa oled valmis ka sellele vastama. Ehk siis, et see ei kiiluks nagu kinni ja ei jääks nagu vaatama, et
vaid kui kompliment tuleb ja see kompliment on siiras, siis sa ka vastad sellele. Ma tõesti tänan sind, et sa oled seda märganud, et ma tõesti tänan sind, et minust on meie koostööle nii palju kasu olnud. Ehk siis esiteks oska teha, tee siiralt ja olege valmis vastu võtma ja olege valmis selles mõttes, et nagu hästi reageerima sellele. Nüüd eelmisest nädalast. Eelmises nädalas oli 3 üritust, et kõik need 3 üritust rääkisid põhimõtteliselt mingi nurga alt heast teenindusest. Ja kui Rain Tunger tegi meil turunduskonverentsi otsa lahti sellisest heast teenindavast teenindusest, siis nädal jätkas nagu täpselt seda sama rada. Ja sõna teenima või teenindada, et see sõna naljakas sõna kõiks on teenima, et klienti ja kliendi huvi teenima võrdub põhimõtteliselt ka ju kasumit teenima ja tulu teenima. Et minust ongi see just naljakas, et need 2 sõna põhimõtteliselt võib võrdusmärgi taha panna, et kui sa kliendi huve ei teeni, siis sa ilmselgelt ei teeni ka raha. Ja üks äge asi, mis mulle veel kõrvu jäi, oli Äripäeva siis juhtimislaborist. Ja seal oli selline näide, et jällegi ajutööst. Ja täpselt detaili ei mäleta, see ei ole ka meditsiinimaailmas, võib-olla on ainukesena tähtis. Ühesõnaga see neokorteks on aju osa, mis sinu nagu ratsionaalsust ja sellist funktsioneerimist nagu koordineerib. Nüüd, kui sa tunned ennast rünnatuna, verbaalselt rünnatuna, toon sellise näite, näiteks koosolekul keegi hakkab sinu suunas mingeid küsimusi pommitama, siis mis meiega juhtub, et keha hakkab tootma midagi, mingisugust ainet ja see halvab ära siis meie neokorteksi töö. Ja nüüd, mis edasi juhtub, on see, et sul saavad vastuväited otsa. Sa lihtsalt, kuna sa ei ole selle peale mõelnud, kui sa sellel hetkel hakkad mõtlema, siis su aju on justkui krambis ja sul ei tule ühtegi normaalset vastuväidet, ehk siis justkui et ennast kaitsta, enda tegevust selgitada. Ja minu küsimus oli pigem see, et kuidas sellest olukorrast nagu lahti saada või mida sellise olukorra puhul teha. Ja sellise olukorra puhul pidi väidetavalt ainukesena näitama see, et sa oled nii nagu heas müügis need vastuväited ette valmistanud. Esiteks sa oled ette valmistanud selle, et mida sult küsida võidakse ja teiseks sa oled valmistunud selleks, et millised need vastuväited siis on. Et kui sa tunned ka ennast rünnatuna ja kui su ajuga tõmbab nagu krampi, siis sul on olemas juba vastuväited, mille sa oled täpselt läbi mõelnud. Ta küsib seda, ma vastan seda, ta küsib seda, ma vastan seda. Ja selline olukord põhimõtteliselt võib sind päästa. Sest et kui sa jätad kõik sellele viimasele sekundile, sa tunned, et sa oled emotsionaalselt nagu nurka surutud või sind rünnatakse, siis ei tule midagi. Siis ei tulegi midagi, kui sa ei ole varem neid asju välja mõeldud, mida sa vastama peaksid. Et see on võib-olla nii esinemisega kui ka müügi vastuväidetega tegelemise juures nagu ülioluline asi, et valmista ennast paremini ette. Valmista selleks, et mida sult võidakse küsida ja sul on täpselt nendele asjadele vastus olemas. Ehk siis, et kui su keha hakkab tootma seda, mida iganes ainet ja su neokorteks nagu takerdub natukene töötamast, et siis sul tegelikult on juba olukorrale lahendus olemas. Ja sellist nagu emotsionaalset tunnet, et sind rünnatakse, et tegelikult seda tuleb ikka päris tihti ette. Et olgu see siis juhatuse koosolek või olgu see mõni nagu klient, et sa lihtsalt tunned, et keegi tulistab nagu järjest sinu pihta ja sa pead olema valmis nagu sellega toime tulema. Seega minu selle nädala 48 nädalade mõtted on siis järgmised, et kui sa teed komplimenti, siis tee seda komplimenti siiralt, päriselt mõtle. Ja ära tee komplimenti sellest, kui ägedad kingad või äge kamps on su ülelaua istuval inimesel seljas on. Et tee kompliment selle juhul, et mis on tema tegevuses erilist, tee koostöös, mis on selles erilist. Ja võtta see nädal endale selleks, et selliseid komplimente teha ja selliseid komplimenti tegemist harjutada. Ja kui keegi teeb sulle komplimendi, siis vasta sellele kohe, vasta sellele siiralt ja ole selle eest tänulik. Mõnusat viimast 5 nädalat teile minna selle aasta lõpuni ja ma soovin teile komplimentide rikast nädalat. Aitäh kuulamast ja 28. müügiminutit oli teetris siin. Tšau, näeme jälle!